Kaunist keskhommikut kõik raadiokuulajad ja vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Keskerakonna liige, Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart. Ja alustame kohe pingelistest teemadest. Selgub, et Eesti maavarad, mis ju seaduse järgi kuuluvad riigile, niikaua kui nad on maast välja kaevatud, on nüüd järsku maha müüdud eraettevõttele ja me isegi ei tea, mis on selle tehingu hind. Anastasia, mis tegelikult toimub? No see tuli täiesti kogemata välja, et aasta lõpus, aasta viimastel päevadel, eelmise aasta viimastel päevadel müüdi siis kaevandusõigused Uuskiviõlis maha eraettevõttele. Seejuures, mis kõige rohkem hämmastab, on see, et ei olnud mitte mingit arutelu ühiskonnas, selle tehingu kohta ei teavitatud Riigikogu ja tänaseni varjatakse selle hinda. Ehk siis, kui palju see tehing maksma läks, mis siis Eesti Energia sai sellest tehingust, sest et kui me vaatame, palju siis neid maavarasid seal oli, et me räägime umbes 150 kuni 200 miljonit tonni põlevkivi. Ehk siis tegelikult see väärtus võib ulatuda miljarditesse. Ja teha selline tehing selja taga, varjata selle tingimusi, see on ju, võib öelda, et see on ju lausa kuritegelik. Ja seejuures huvitav, et ministrid, nii rahandusminister Jürgen Ligi, samuti kliimaminister Andres Sutt, et nemad siis püüavad vastutuse jälle kuskile mujale veeretada, et nemad ei tea sellest asjast mitte midagi, keelduvad tulemas korruptsioonivastasesse erikomisjoni, aga samas, kui näiteks isegi vaadata seda kliimaministeeriumi lobipäevikut, viimaste aastate jooksul oli 18 näiteks lobikohtumist selle sama VKG-ga, sama ettevõtte, kes siis need kaevandusõigused sai. Ja Andres Sutil oli näiteks 6 aega enne seda tehingut kohtumine VKG-ga, et see on huvitav, et nüüd on nagu küsimus, mis on hullem, kas see, et põhimõtteliselt Reformierakonna juhtimisel kasutatakse sellist pärast meid tulgu või veeuputustaktikat, et müüme kõik maha, et kui järgmine valitsus tuleb, et ei saaks, eks ole, põlevkivi energeetikat arendada, et või siis on see, et ettevõte teeb ise ja valitsus selle kohta ei tea midagi, aga muidugi seda teist on väga raske uskuda, et see on niipidi. Mihhail, kuidas on võimalik, et vahetult enne valimisi tehakse selliseid ülisuuri tehinguid, selle sisu ei ole ühiskonnal üldse teada? Ühiskonnas praegu käibki debatt, mis on Eesti energeetikapoliitika tulevik. Ja üheks põhiliseks teemaks on loomulikult põlevkivi. Ja selles olukorras riigiettevõte otsustab loobuda põlevkivi strateegilisest varust. Ja loomulikult esimene küsimus selles seisnebki, et kuidas on võimalik, et praegune valitsus aasta enne valimisi teeb otsuseid, mis mõjutavad meie tulevikku järgmised 30 aastat. Sest see põlevkivi varumaht, mis on selles kaevanduses, on miinimum 30 aastaks. Loomulikult iga valitsus saab teha otsuseid, aga ma tuletan meelde, et praeguse valitsuse toetus on 10 kuni 12%. Aasta pärast on valimised ja me ei räägi mingist valimisperioodist. Me räägime riigi energiajulgeolekust, me räägime tegelikult majanduse tulevikust ja nüüd me oleme olukorras, kui aasta pärast võib juhtuda, et energeetika valdkonnas
uus valitsus ei saagi midagi otsustada, sest selleks puudub ressurss. Selleks, et taastada põlevkivi energeetikat täies mahus, selleks on vaja, et oleks põlevkivi riigi omandis ja riik saab selle ressurssi ka vastavalt kasutada. Ja kui seda ei ole, siis ei ole ka midagi otsustada. Ja võib-olla see ongi kõige suurem küsimus, et millega oli tingitud selline otsus. Nüüd, kui suurem osa põlevkivi varust on maha müüdud, üks kaevandus on kinni pandud, et see otsus on ka tehtud, et Narva kaevandus läheb kinni, seda konserveeritakse ja jääb Eesti Energia käes ainult üks kaevandus. Ja selle kaevanduse reserv on maksimum 10-15 aastat. Ehk siis see juba tähendab, et nende otsustega on sisse kodeeritud Eesti Energia julgeoleku perspektiiv. 15 aasta pärast riigi käes põlevkivi ressurssi ei ole. No ja siis järgmine küsimus on loomulikult, aga kelle huvides on? Et kui täna meile püütakse rääkida sellest, et taastuva energiaga saab tagada 100% elektrit, mis on nii odav kui ka kättesaadav. Ja sel talvel veebruarikuus keskmine elektrikulu oli 1570 megavatti. Sellest pool me saime tänu põlevkivi energiale ja pool oli sisse imporditud Soomest. Ja ainult 0,26 megavatti on saadud tuleparkidest. Ja siis on küsimus, et kui põlevkivi enam ei ole meie energeetika osaks, kui import ühel või teisel võimalusel ei ole võimalik, Hormuzi väina sündmused näitavad, et on võimalikud väga erinevad kriisid, siis kust see energia tuleb? Tuulikutest, ma räägin talveperioodist. Loomulikult siis saabki öelda, et ehitame siis Eestimaa tuulikutega täis. Ja selleks, et seda vajalikku mahtu tagada, siis see tuulik peaks olema peaaegu igas hoovis. Sõna otseses mõttes. Ja sellega saab muidugi täna õigustada, miks riik maksab investeeringut kinni, miks riik tagab põranda hinda, ehk siis see on nullriskiga äri. Ja nüüd saab muidugi öelda, et kuna põlevkivi energeetikat enam ei eksisteeri, siis riik suunab raha sinna, kus on ärihuvid. Minu arust on Eesti riigil üks väga suur probleem. See on see, et kui ma ei oska mingisuguse varaga kohe midagi peale hakata, siis tuleb ta kiiresti maha müüa, ära realiseerida. Siin on erinevad ministeeriumite hooned vanalinnas, nii edasi. Aga ma arvan, et selle põlevkiviga on väga sarnane lugu nagu nende vanade tehase hoonetega, mis on leidnud täiesti uue funktsiooni ja kui nad oleks ära lammutatud, siis neid kihvte keskkond ju tegelikult ei oleks. Maavaradega võib olla täpselt samamoodi, sest ma arvan, et põlevkivi võib leida tulevikus ka täiesti teise funktsiooni, et isegi kui täna seda nii palju ei kasutata, siis võib-olla homme on teda teistsugusteks keemilisteks protsessideks väga vaja. See ei ole uus teadmine ja ei ole uus tehnoloogia, aga põlevkivist saab ka diislit toota.
ja noh, ei ole välistatud, et selline vajadus meil tekib ja mitte võib-olla 15 aasta pärast, vaid ka lähiperspektiivis. Sest ei ole võimalik ennustada seda, mis maailmas toimub. Aga kui rääkida tehnoloogiatest, siis tegelikult tal tekkis tehnoloogiad on olemas. Rääkimata sellest, et Eesti on ainuke maa, kus juba 100 aastat tegeletakse põlevkivi tehnoloogiatega. Ja uued tehnoloogiad, mida riik millegipärast ei soovi rakendada, annaksid võimaluse põlevkivi energeetikat teha puhtamaks ja efektiivsemaks. Aga sinna millegipärast riik ei taha investeerida. Et Haridus-Teadusministeerium isegi ei soovinud finantseerida teaduskonda, mille nimetuses on sõna põlevkivi. No see on ju absurd. Ja tegelikult see võrdlus minu jaoks ei ole päris korrektne, et see põlevkivi ei ole mingi vana hoone, vana linnas, millega keegi ei tea, mida teha. Juba praegu on teada, mida sellega teha ja see vajadus on aktuaalne ja tulevikus samamoodi. Aga millega ma olen nõus, et tõepoolest tänane valitsus, riik ei taha sellega tegeleda ja ei soovi ka kompetentsust selles küsimuses laiendada. Nii, aga siin, jah, tahtsid täiendada? Just selles osas on ka oluline moment, et tegelikult Eesti Energia omaniku ootustes on kirjas see, et üks eesmärk on ikkagi maavarade väärindamine ja otsida seejuures uusi tehnoloogiaid ja lahendusi. Ja siin nagu tekibki vastuolu, et kuidas on võimalik, et Eesti Energia juhtkond räägib, et meie lähtume omaniku ootustest ja siis põhimõtteliselt müüakse need varud maha. Ja siis tekib nagu küsimus, et kes siis ikkagi see omanik on, sest et riigi ja rahva huvides sellised otsused ei ole, et kas siis omanikuks vahepeal ikkagi sai Reformierakond, kes on siis oma sellist poliitikat peale surunud, kes surub peale poliitikat, mis on konkreetsete siis ärimeeste huvides ja isegi tegelikult õiguskaitseorganid on juba välja toonud eraldi ohuna, et lobi, mis tuleb taastuv energiaettevõtjate poolt, on väga ohtlik, et see on juba ohtlik ka majandusele, et see on lausa õiguskaitseorganite juba raportites välja toodud. Ja veel nagu on üks huvitav asi kogu selle kaasuse juures, et Eesti Energia käis kohut aastaid selle sama eraettevõttega VKG-ga nende kaevandusõiguste pärast, sest arusaadav eraettevõtte tahtis ka endale kaevandusõigusi. Aastaid käidi kohut, Riigikohtuni välja. Siis lõpuks see lõppes sellega, et 2/3 nendest kaevaõigustest jäi Eesti Energiale, 1/3 jäi siis VKG-le. Ja kuidas on võimalik, et aastad käiakse kohut, kulutatakse maksumaksja raha, et eks ole need õigused oleksid, ja siis lihtsalt äkitselt ühel päeval müüakse kõik need õigused maha, et kus see nagu loogika on ja mis siis vahepeal juhtus, et meil siis enam neid õigused vaja ei ole, mille pärast tegelikult me võitlesime, Eesti Energia võitles aastaid. Ja see on väga huvitav, et see, mis sa korra mainisid, et see lähenemine ongi ka peaminister Michalil, kes ütles Aktuaalsele Kaamerale, aga meie niikuinii ei jõua nii palju kaevandada, väärindada, mis me ikka neid hoiame, et ongi hea, anname ära, aga kas me siis anname võib-olla, hakkamegi järjest kogu riigivara niimoodi ära andma, sest et igale poole võib-olla riik kohe ei jõua, eks ole, investeerida, et selline loogika on täiesti absurdne. Tegelikult see kohtumenetlus käis 20 aastat. Kujuta endale ette, 20 aastat Eesti Energia võitles VKG-ga selle eest, et säilitada endale kaevandusõigused. Ja sinna on juba ka investeeritud Eesti Energia poolt vähemalt 3 miljonit. Ehk siis 20 aastat käib võitlus, siis tuleb ootamatult otsus, et aga tegelikult ei ole vaja, anname VKG-le ära ja siis lugupeetud peaminister
seda kommenteerib sellisel viisil, aga järgmised 15 aastat meil on see varu tegelikult olemas. Et mida see tähendab, et siis peaminister, praegune valitsus, Reformierakond mõtlevad selliste kategooriatega, et 15 aastat, aga pärast, mis Eesti riigiga juhtub, juba ei huvita. Aga täna erasektor saab endale ressurssi, mis tegelikult on vähemalt 30 aastaks. Ja kui täna on selle tehingu väärtus, selle tehingu hind varjatud, siis ükskõik, mis on selle tehingu hind, seal ei saa olla adekvaatset hinda. Kui seal on 100–200 miljonit tonni põlevkivi varu, siis selle hind on miljardid, mitte miljonid, miljardid. Ja loomulikult sellise... Aga rikkal firmal ei ole ju midagi need miljardid välja käia, kui vara on veel suurem. Ei, ma olen kindel, et firma jaoks, erafirma jaoks see on sajandi tehing. Ükskõik, mis see summa oli. Ja ma olen 100% kindel, et see summa ei olnud adekvaatne. Sest kui see oleks adekvaatne, miks siis valitsus ei ütle välja, et vaadake, kallis Eesti rahvas, et selline Eesti riigile kasumlik tehing, nüüd meil eelarves on täiendavalt miljard või 2. Et siis seda võiks sellisel viisil lahti seletada. Meil on praegu teised prioriteedid, operatiivselt on vaja raha julgeolekuks ja nii edasi. Aga ei, keegi ei räägi, kui palju see läks maksma. No mulle tundub, et seal on üks väga suur probleem ka see, et Eesti riigis on olemas väga tugev rahulolematus kütusehindadega, elektrienergia hindadega, kõikide nendega ja meil on lastud ära hävida üks, ma arvan, Euroopas lipulaevaks olnud tööstusharu. Ja kõige küünilisem on see, et ministrid, lugupeetud Jürgen Ligi ja peaminister räägivad, et esiteks, et tegelikult maavara on jätkuvalt riigi omandis. Et ärge muretsege. Maavara on riigi omandis ja ei ole midagi muutunud. Loomulikult on maavara riigi omandis nii kaua, kui see on maa sees. Aga seda nad ju müüsid, et kaevandusõigused ongi müüdud. Ja sellest hetkest, kui see maavara ei ole enam maa sees, siis selle omanik on see, kes seda kaevandab. Ja teine küüniline argument seisneb selles, aga kui me ei müüks, siis VKG-s firma kaotaks töökohti. Kuulge, et millest te räägite? Te hävitate põlevkivisektorit, kus oli kuni 5000 töökohta otsesektoris, pluss kuni 15 000 töökohta seotud sektorites. Kokku 20 000 töökohta regioonis olid seotud põlevkivi sektoriga. Ja riik praegu teeb kõik selleks, et seda hävitada. Ja nad ütlevad, et kui me seda ei teeks, siis võib-olla VKG peaks loobuma mõnedest töökohtadest. Et see on see loogika. Aga siit me teeme õiglase ülemineku täpselt samasugustele keerulistele teemadele. Ja Anastasia, ma saan aru, et see õiglase ülemineku teema Eestis on ikkagi päris ebaõiglane. Et see on ju jälle jätk, et see õiglane ülemineku idee oligi see, et nüüd põlevkivi kogu selle tööstuse asemel, et siis jagame Euroopa Liidu raha laiali nagu teistele ägedatele projektidele. No ja korruptsioonivastane erikomisjon on juba pikalt uurinud ühte sellist ägedat projekti, kus siis, millest sai siis räägitud, et oli siis üks projekt, ja selle jaoks, et saada maksimumtoetus, jagati projekt 3, loodi 3 täiesti uut ettevõtet 10-päevase vahega ja saadi maksimumtoetus igale ettevõttele 13 miljonit, kokku 39 miljonit. Mitte ükski teine projekt
ei ole saanud sellist toetust. Ja siis tuli välja, et projekt on seotud Eesti 200 poliitikutega ja mis on kõige nüüd huvitavam ja markantsem, et sel aastal nad pidid juba ehitama üles tehase Sillamäele, see pidi olema tekstiili töötlemise tehas, mitte midagi ei ole siiamaani tehtud. Ei ole isegi ehituslubasid taotletud. Tuli välja, et tehnoloogia, mille alusel siis kogu selle taotlus esitati, et isegi see tehnoloogia ei olnud tõendatud. Ehk siis tegelikult kogu see nii-öelda PowerPoint esitlus, mis oli, et see oli bluff. Aga vaatamata sellele kõigele, nüüd neile pikendati tähtaegsid, et minister Erkki Keldo võttis vastu määruse, et pikendab tähtaegsid aastani 2029. Kuigi mitte midagi ei ole loodud, tehnoloogia pole tõendatud ja tavaliselt sellistel juhtudel võetakse rahad ära ja jagatakse laiali. Ja nüüd kõige huvitavam moment. Äkitselt sellest aastast on ühe selle ettevõtte juhatuses, mis sai selle maksimumtoetuse, endine Eesti 200 majandusminister Tiit Riisalo. Et kuidas ta nüüd sinna sattus? Ja tema oli see minister, kes omal ajal, kui ta oli ametis, võttis vastu otsused, mis puudutasid just seda õiglase ülemineku fondi. Erinevad reeglid, ta tegi taotluse reeglid lihtsamaks, aga veel mis ta tegi, ta tõstis toetuse mahtusid. Ehk siis näiteks tema otsus oli see, et 10 miljoni asemel maksimum toetus võiks olla 13 miljonit. Võttis vastu selle määruse ja nüüd täna ta on äkitselt ühe selle ettevõtte juhatuses, mis selle maksimum toetuse sai. Ja muidugi, kui me kõik need argumendid esitasime korruptsioonivastase erikomisjoni istungil, ei ministeerium ei näinud selles probleemi, ei näinud probleemi selles, ei saa ametnikud, need, kes jagavad neid toetusi. Ja lõpuks, kuna minister Erkki Keldo ei julgenud tulla komisjoni istungile, et nagu ka muidu kõik need Reformierakonna ministrid, et ma küsin tal otse täiskogu istungil Riigikogu suures saalis selle kaasuse kohta. Ja mitte ühtegi normaalset vastust seal ei tulnud. Ma küsisin, mille alusel te tegite selle otsuse, et te pikendasite tähtaegasid. Et kas te ei näe, et on konkreetne huvide konflikt? Ei, et probleemi ei ole. Et me näeme, ja mis me näeme, et lastaksegi sellistel asjadel juhtuda praegu, et kasutatakse seda viimast veel aastat ära, et enda huvisid, eks ole, enda huvide jaoks, kas mingit toetusi saada, et Eesti 200 kasutab seda ära ja nagu näha, Reformierakond teab sellest kõike, aga pigistab silma kinni, sest Eesti 200 sõltub praegu nende koalitsioon, sõltub see, kas Kristen Michal on peaminister või ei ole veel see viimane aasta. Talle meeldib ole. Mihhail, tahad seda täiendada, seda teemat? Ei laiemas plaanis nimetatud õiglane üleminek ju tähendab seda, et Euroopa käest on saadud 350 miljonit selle nimel, et oleks hävitatud põlevkivisektor. Põlevkivisektor, mis teie riigile ainult keskkonnamaksudega need samad 300 miljonit aastas. Et rääkimata töökohtadest, rääkimata energiajulgeolekust, rääkimata sellest, et see oli Eesti jaoks, mina väidan, kõige olulisem majandusharu. Ja kommiraha on seda saadud ja nüüd see kommiraha läheb laiali projektidele, mis ideaalis peaksid looma 1200 töökohta. Ehk siis 20 000 hävitame ja 1200 saame vastu, aga kas seda ei tule? Kas seda ei tule? Sest see, kuidas see raha oli pudistatud ja jagatud, juba praegu on arusaadav, et suurem osa või suur osa nendest projektidest ei realiseeru. Aga siit läheme meie juba saates selliseks
läbivaks teemaks kujunenud presidendivalimiste juurde ja nagu me enne saadet rääkisime, siis tegelikult 20 aastat ei ole nii intensiivselt presidendivalimiskampaaniat Eestis olnud, viimati oli see siis, kui kandideerisid Toomas Hendrik Ilves ja Arnold Rüütel ja nagu Toomas Hendrik Ilves on siin viimasel ajal intervjuudes öelnud, siis talle üllatuseks ta kogemata saigi presidendiks, et ta ei arvestanud sellega, ma arvan, et see oligi selline... Ja nüüd tema ettepanek, et kogemata võiks saada ka Kaja Kallas presidendiks. No ta siiski viitas sellele minu arvates, et Kaja on juba Eestist läinud, aga et kedagi tema sarnas, kes saaks siis kas haamri või kingaga vastu lauda lüüa ja öelda, et tegelikult asjad on nii. Aga minu arvates on nüüd praegu selle kampaania ajal juhtunud selline täiesti ootamatu asi, et erakordselt populaarset presidenti rahva hulgas 76% toetus proovib nüüd poliitiline eliit tasalülitada. Ja kuidagi ei ole nagu õnnestunud, et toetus hoopis nüüd tõuseb ja president siin võib-olla kogemata, võib-olla meelega on mõned sellised laused öelnud, millest on saanud ka kinni hakata, ma pean silmas Välisministeeriumi kohta tehtud kriitikat, aga öelge nüüd siis, et mis tegelikult ikkagi toimub ja millal ma saan siis teada, et kes presidendiks saab? No tuleb tõdeda, et poliitikute väga paljude asjadega ei saa hakkama, et loodetavasti ka seekord ei õnnestu. Aga kui nagu rääkida tõsiselt, siis mulle tundub, et mõned poliitikud on harjunud sellega, et presidenti valitakse kitsas ringis. Ja selles kitsas ringis võib olla 6-7 inimest, aga võib olla ka 3-4. Ja täna, ma arvan, esialgu püüsid 3 erakonda omavahel kokku leppida, et tegelikult juhid. Sest kui kokkulepe tekiks, siis fraktsioonid Riigikogus hääletaksid nii, nagu juhid lepivad kokku. Ehk siis Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraadid esialgu püüdsid omavahel kokku leppida. No ja siis tuli välja, et nad leppida kokku ei suuda ja sellepärast Reformierakond, täpsemalt lugupeetud peaminister ütles välja, et tegelikult nad on valmis toetama praegust presidenti. Aga esialgu oli plaan presidenti diskrediteerida ja siis uue kandidaadiga välja tulla. Nüüd vahepeal on tehtud suur lugu jälle sellest, mida on president öelnud. Ja nüüd tänu sellele maskid on langenud ja Reformierakond tegelikult näitas, mida nad mõtlevad. Ja ma arvan, et isegi siis, kui nad ametlikult läheksid selle retoorikaga, et nad toetavad presidenti, siis tegelikult nad ei annaks hääli. Kindlasti 100% nad ei annaks hääli. Ja kuna see on salajane hääletus, siis pärast alati saaks nagu mängida. Aga nüüd nendel tekkis nagu võimalus, või nad arvavad, et nendel tekkis võimalus, et jälle presidenti kritiseerida ja sellega ka maskid nagu langesid ja on arusaadav, et reform sisuliselt presidenti ei toeta. Võib-olla Allar Karis oleks pidanud kohe ütlema, et kui mul on poliitiline toetus, siis ma kandideerin, kui seda ei ole, siis ma ei kandideeri, tegema sellise selge seisukoha, sest mulle tundub, Anastasia, et Riigikogus on päris mitmeid liikmeid, sinu kolleege, kes on valjuhäälselt nõudnud, et Allar Karis, ütle ära, mis sa teed. Aga probleem on selles, et meil ju ongi Reformierakond, Sotsiaaldemokraat, Eesti 200, nad mängivad. Et oli ju ka vanemate kogu, kus oli selgelt nagu palve, et öelge palun välja, et kõik erakonnad võiksid välja öelda, kas te toetate president Allar Karist või mitte, et tegelikult Keskerakond ütles kohe esimesena selle väga
konkreetse seisukoha välja, et meie toetame Alar Karist võiks kandideerida, et noh, siis pärast seda tuli Isamaa järgi, aga kui vaadata nüüd, mida teevad koalitsioonierakonnad, siis nad ju ongi meelega vait, sest tegelikult ja isegi kui nad ütleksid, et nad toetavad, siis see oleks ju ka bluff ja ma arvan, et president saab sellest aru. Ja probleem on tegelikult kogu selles olukorras, et Riigikogu valimised on väga lähedal ja vahepeale jäävad just need presidendi valimised. Ja see ongi see koht, miks see kampaania võib muutuda veel mustemaks, veel palju karmimaks, sest praegused valitsuserakonnad kindlasti kasutavad seda ära, et tehagi läbi selle oma valimiskampaaniat, et kuidagi läbi selle reitingut tõsta, ehk siis praegu on see, et nad üritavadki vastanduda, aga kuna president on populaarne, siis see vastandumine ei ole tegelikult neile midagi andnud ja teine, mida nad siis püüavad ikkagi leida veel mingisuguse populaarse kandidaadi, keda panna siis ka vastanduma Alar Karisele. Et ma arvan, et see, kui tegelikult Riigikogu valimised ei oleks nii lähedal, siis ma arvan, olukord oleks teine. Ja üks asi veel, mida praegused erakonnad, valitsuserakonnad saavad aru, et kui neid järgmises valitsuses ei ole, siis nad loodavad, et kui nad saavad upitada mõne oma inimese, oma presidendi, kes siis hakkab vastanduma sellele võib-olla uuele valitsusele, kus Reformierakonda ei ole, et siis nad läbi selle saavad ka kuidagi võib-olla mõjutada erinevad seaduseelnõusid, mida siis valitsus vastu võtab, lootes, et äkki siis see uus president ei kuuluta neid välja. Et see ongi tegelikult kogu asja sisu, et lihtsalt Riigikogu valimised on lähedal. Aga siit meile tundub siiski, et olukord ongi see, et president on tegelikult lihtsalt üks poliitiline tööriist, kelle abil siis võimul olevad erakonnad saavad riiki juhtida. No täna ma arvan, et valitsuserakonnad soovivad jätta järgmisele valitsusele enda agenti, kes töötaks valitsuse vastu. Ja see võib-olla ei ole lihtsalt poliitiline probleem, see on minu arvates selline kontseptuaalne probleem, et mis peaks olema riigijuhi rolli. Ja mina jätkuvalt arvan, et riigijuht ei saa olla ühe või teise erakonna esindaja või siis ideoloogia esindaja. Jah, loomulikult ideaalis presidendi roll on eelkõige Eesti rahva esindamine, sealhulgaks ka rahvusvahelisel areenil ja eelkõige presidendil on rahva ühendaja roll. Selle viimasega ma olen väga nõus, aga ma tahaks võib-olla ümber lükata kaks olulist sellist levinud arusaama presidendi rollist. Üks on see, et ta peab olema suunatud väljapoole Eestit, tegelema põhiliselt välispoliitikaga. Me näeme, et tegelikult isegi suurriikide juhid ei suuda välispoliitikaga tegeleda, Donald Trump ei kuula ei Mertsi, ei Macroni, teda ei huvita ja teine väga oluline küsimus on see, et kas ta peab olema erakonnaga seotud või mitte. Meil on ju tegelikult kõik viimased presidendid olnud peale Karise siis otseselt poliitikud ja tegelikult olnud erakonnaga ka seotud. Aga selle teadmisega me täna lõpetame. Stuudios olid Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, nagu ikka, ja Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart, mina saatejuhina Janek Mägi ja kohtume Keskhommikust täpselt nädala pärast.